Eesti edukaima pallimänguala rõõme ja muresid lahkab Võrkpall 24 saade Kuldne Game, kus iga punkt loeb. Taustajõuna hoiab mängul hoogus ees Kredit24. Tere ja ilusat kolmapäeva ütleme kõigile võrkpallisaate kuulajatele ja vaatajatele maikuu viimasel nädalal. Rannavõrkpallihooaeg on vähemalt treeningute tasandil tänu päikeselistele päevadele täies hoos ja kui Marju Kuudil olid laulusõnades 2 kuukirt toas, siis Karin Aldole vaatavad Skype'i vahendusel täna vastu 2 päikesekirt. Esmalt ütleme tere meie saate alalisele liikmele Andres Toobalile, kes peab täna rääkima taas 2 inimese eest, sest Rivo Vesik ei saanud meiega jälle liituda. Tere Andres ja ütle, kuidas põlvele see ilus ilm mõjub? Kas see annab ka tunda, et olukord on natukene parem? Tere, jah. Kindlasti jah. Selles mõttes saab siin kõvasti väljas oldud ja tegelikult mõtted natuke mujale, muude asjadega tegeleda, et siis küll see on kasulik põlvele ka. Ja muidugi nüüd peaks rohkem hakkama nüüd jõusaali trennide peale ka mõtlema, aga sinna veel ei ole jõudnudki. Mis seisus see põlv siis tegelikult täna on, kui palju ta sul liikuda laseb? Ta laseb liikuda korralikult, et ma ise leidsin endale nüüd sellise uue treeningu, et ma olen käinud õigete kalamehe pükstega siis kogu aeg vees, et käin kalal ja siis peab liikuma kogu aeg vees, nii et see on selline paras koormus ja tundub, et on päris hästi mõjunud, et siuke, ei hüppa veel, aga tegelikult on tunda, et selle aja ja sellise liikuvusega on asi paranenud küll. Kas koroona on kuidagi kalu ka mõjutanud või neid ikkagi veest leiab samamoodi nagu eelnevatel kevadetel ja suvedel? Leiab, aga praegult on siuke imelik kevad, et jääd ei olnud ja nüüd on siuke jahedama poolne, et eks siin kõik on hädas, et midagi ikka leiab, aga keerulisem natukene. Selge, aga nüüd tuleme tänase saatekülalise juurde. Hea meel on asuda rääkima inimesega, kelle huvid ja teadmised ulatuvad enda tegemistest oluliselt kaugemalegi. On au teist korda meie saates võõrustada Eesti koondise ja Saksamaa tippklubi Friedrichshafeni nurgaründajat Martti Juhkamit. Wie geht's, Martti, alles gut? Geht's gut, danke schön. Aga jaa, sellega aga minu see saksa keele esitus lõpeb, kuigi olen 12 aastat õppinud Tallinna Saksa Gümnaasiumi nimelises koolis. Ütle, millal sina tagasi Eestimaale jõudsid ja ütle, milliste emotsioonidega, kui me ikkagi arvestame seda, et hooaeg jäi ju lühikeseks ka sinul? Veel kiidaksin su saksa keele õpetajat, aga ise jõudsin tagasi umbes märtsi lõpus, et alguses ei olnud päris kindel, kuidas sealt tagasi saab, et seal need piirid hakkasid suhteliselt kiirelt lukku minema, et tegelikult juba mõtlesin selle peale, et äkki peaks jääma koha peale ja ootama, millal see kriis läbi saab, et küll siis mingil hetkel tekib jälle see võimalus tagasi kodumaale saada, aga siis Eesti valitsus siis Tallinkiga koostöös tekitas selle võimaluse romantikaga sealt Saksamaalt otse Lätti sõita, et siis haarasin sellest võimalusest esimese hooga kinni ja tulin kiirelt kodumaal ära. No romantikat oli suhteliselt vähe peale selle laeva nime. Ütleme, see hooaeg jäi poolikuks. Kuivõrd keeruline ikkagi sportlasel oli vastu võtta seda teadet, et sa oled teinud kuid trenni, hooaeg kõige tähtsam faas on kätte jõudnud ja siis äkitselt jääb kõik pooleli ja mingid medalid välja ei mängitagi? Eks ta oli suht raske ja, et eriti minu jaoks, et mul oli tekkis 1,5–2 kuud tekkis pausi vigastuse tõttu ja eks ma olin oma panused pannud ikka sellele, et hooaja lõpp seal play-offi ja need mängud, mis on nii-öelda olulised, et seal olen tagasi ja seal aitan meeskonna nii palju kui suudan, aga just siis, kui hakkas taas selline tippvorm tekkima, et siis tõmmati sellele kiirelt kriips peale, et ega ma väga rõõmus sellele ei olnud, jah. No enne kui me veel pikemalt hakkame rääkima siin mängijate turul toimuvast ja sinu enda lõppenud hooajast, siis Andres, ma küsin, kas sa tead, millega eile õhtul Martti tegeles? Ei tea, ei kujuta ette isegi. Tartus toimus üks tore rannavõrkpalli etapp, Nõo lihavürsti kapi esimene osa ja Martti, ma lugesin sellest uudisest välja, et Timo Raidojaga sina mängisid, minule see nimi midagi ei öelnud ja sa jäid jagama seal vist 5. kohta, Tammearude vennad võitsid, Kollo, Kaibald olid teised. Kes see Timo on ja kuidas sa sinna mängima sattusid? Timo on minu nii-öelda naise vend, et 14-aastane
ja ta on nii-öelda 7-aastaselt saati vist võrkpallitrennis käinud, et eks ta on niimoodi omajagu siin nii-öelda Tartu noortesüsteemis olnud, aga eks selliste nii-öelda täiskasvanud meeste vastu nii-öelda mänginud varem ei ole, et mõtlesin, et võtan ta kaasa ja näitan talle, kuidas see päris võrkpall nii-öelda käib, et tekitab võib-olla sellise hea maigu suhu ja annab lisamotivatsiooni, et edasi treenida. Ja keegi taevalik jõud oli teid pannud kohe alagruppi Tammerude ja Kollo Kaibaldiga, ma saan aru, et turniiri hilisemad finalistid. Ei, siiski oli see 2 minu süsteem, et loositi tabelisse ja siis esimeses ringis oli selline võidetav vastane, nendest saime 2-1 jagu, aga siis järgmised 2 ringi olid ikkagi meie jaoks selgelt liiga kõvad vastased. Aga ma saan aru, et see plaan edasi mängida võib-olla sama paarilisega veel tulevikuski, et süstida seda võrkpallindu. Jah, et praegu selline võimalus on, et miks mitte seda aega niimoodi ära kasutada, et eks minu õlale samamoodi, et täna samamoodi ikka natukene annab tunda, et vajab sellist koormuse järk-järgult tõstmist. Ütle ausalt, kumb vorm hetkel kehvem on, kas füüsiline vorm või mängu tunnetuslik vorm? Ikka mängu tunnetuslik vorm, et jõusaalis olen ikkagi siin nipet-näpet saanud käia, aga palli puutunud ikka nii palju ei ole, et see on ikkagi, mis vajab omajagu aega, et tagasi platsile saada. Kas Eesti karikaetappidest rannavõrkpallist paned ka kaasa osa võtta? Ega ei ole planeerinud küll midagi. Samas ma ei ole ükski aasta planeerinud, aga siis on niimoodi suht niimoodi emotsiooni pealt see otsustamine. Et kui tunnen, et olen valmis, siis nagu olen mänginud, aga eks siis ole näha, et kuidas see aasta läheb. Kas koondisega on muidu nagu mingid piirangud pandud ka, et midagi teha ei võiks või võiks just mängida neid rannaetappe? Ega ei ole kuulnud küll midagi, et pigem ma arvan, ikkagi soovitakse, ma arvan, et ikkagi võimalikult palju ikka liigutakse ennast, et vaevalt seal nii-öelda Mirko arvab, et peaks ainult jõusaalis käima, et ma arvan, et mida rohkem mängijad palli puutuvad, seda parem kõigile. No arvestades seda, et mitu kuud on jäänud kõigil vahele, et siis kuni selle koondise laagri alguseni ilmselt tõesti on nüüd hea, et mida rohkem liigutatakse, seda parem. Ja, et ongi igasugused nii-öelda, igal mängijal on nii-öelda erinev, et kui pikk see paus on olnud, et võib-olla mõned ei ole ka harjunud sellise pausiga ja võib-olla see tagasitulek tänu sellele on natukene pikem, et minul on nagu sellist pausi olnud ka varem, et ma võib-olla oskan selles olukorras paremini ennast nii-öelda tunnetada ja tea, mida ma tegema peaks. Et võib-olla need, kes on viimase 5 aasta jooksul võib-olla 2 nädalat pausi pidanud, et nad ei oskagi arvata, et mis juhtub, kui 2 kuud palli puutub. Aga mis selle koondisega nüüd selles mõttes, kas seda toodi lähemale, sest algus oli vist planeeritud päris juuli lõpus asi, et... Jah, et ennem oli planeeritud juuli lõpp kuni siis septembri algus, et nüüd tõsteti 6 aega ettepoole, et on juuni lõpp kuni augusti alguses. Okei, no siis on nagu vähe lõbusam ka, et siin muidu juuli lõppu oodata oleks siis päris keeruline. Jah, et võib-olla need, kelle see väiksed minivigastused on, et neil võib-olla see taastumisaeg oleks võib-olla parem, aga samas ikkagi ma arvan, et kõik peavad hakkama ennast liigutama ja kui ikkagi on selline inimesed, kes hoiavad su silma peal ja näitavad sulle täpselt, mida tegema peaks, et samamoodi vigastusest taastuda ja et oleks kõige kasulikum, et mida varem, seda parem. No tänavune ikka koondise suvi tuleb igas mõttes väga erinev, uus peatreener Cedric Naard, aga samas ka ühtegi sellist tähtsat turniiri ei ole, kuldliiga jääb ära, valikturniiri me ei pea mängima niikuinii, ükskõik kas see toimub sel suvel või järgmisel talvel, kuna me oleme järgmise aasta EM-i üks korraldajaid. Kas ja kuidas sind kui mängijat motiveerib, on ikkagi huvi suur liituda koondisega just eelkõige seetõttu, et näeb jälle vanu tuttavaid ja uut peatreenerit? Eks see uue peatreeneri kõik tahavad tutvuda, et näha, missugune tema selline stiil on ja missugune inimene ta üldse on, et kuigi ma olen korra aastast teda näinud, aga niimoodi pikemat suhtlust ja nii-öelda mänguplaani kui niukest tema poolt ei tea, et ilmselgelt väga põnev, et mis ta siis nii-öelda koondisele toob, et kindlasti niisugune värske algus, et väikse ülevaate oleksid võib-olla isegi saanud, et praegult oli just, ma arvan, lõppes, et ma natuke aega kuulasin ka, et see Võrkpalliliidu siuke videokoolitus oli praegult ja just Kederik oli just tema loengu pool just peaks läbi saanud olema nüüd või just lõppes, et ma natuke aega kuulsin, et tegelikult et kas siin mängijad ka nagu said selle lingi või ei saanud, et või ainult see treenerite pool, et ma ise natukene kuulasin, et katsun hiljem järgi saada selle video, aga
aga mingi mõttemaailma juba tegelikult sai nagu kätte. Kuigi ma leidsin, Cedric tegi ka prantsuse keeles ühe niisuguse koolituse, juba tal olid Eesti koondise failid, ma vaatasin. Et ilmselt on juba ettevalmistused teinud, et samamoodi seal olid inglise keeles olid mingid slaidid, et kus ta nagu näitas, mis teatud olukordades tegema peaks ja kuidas kaitsesüsteem on. Et ma tundus suures plaanis suht sarnane, mis Gretu tegi. Ja see oli suht sarnane, et seal ja nüüd on siis praegult Alar Rikberg ja Omme Lüütsepp ja siis keegi teine treeneritest just on Omme. Et seal tegelikult, et kes veel saab, et ma arvan, Võrkpalliliidus äkki oli seal kuskil uudis üleval ka mingi, et saab tegelikult väikse ülevaate nendest treeneritest niipidi ka. Ja Lüütsepp nägin 2 päeva tagasi siin Go-Marketis, aga ta mulle seal ülevaadet ei teinud seal kiirelt. Küll aga ta tegi oma oleks võinud. Iga vaba olukorda tuleks ikka ära kasutada. Aga Martti, teeme nüüd ühe asjaki kohe selgeks, et kas Senard on sulle pannud järgmiseks hooajaks lepingu lauale, et oled Saksamaa esiklubis Berliinis? Ootasin, kui helistas, vaatasin kohe käsi hakkas natuke värisema, mõtlesin, kas tuleb nüüd lepingu pakkumine, aga ei tulnud sealt midagi. Nii, aga kuidas sul endal siis hetkel see olukord on? Friedrichshafeniga sul oli 1-aastane leping? Oli. Ja Friedrichshafenis sa jätkamas oled, ei ole, on selles suhtes juba midagi selgunud? No on tänasel päeval ilmselt lahtine, et selline vahepeal Friedrichshafenil oli niisugune väike paus nagu väga paljudel teistel klubidel, kus nad ootasid, missugune see eelarve saab olema ja et missuguseid pakkumisi nad mängijatele teha saavad. Et nad esimese hooga haarasid mingi 6-7 mängijat endale ära, aga siis tekkis see olukord, et võib-olla see eelarve ikkagi ei jää samaks ja siis nüüd siiamaani vist ikkagi ootavad seda, et saada lõplikku kinnitust sellest eelarve suurusest, et siiamaani olen peatreeneri ühenduses, et on jäetud mulle niisugune mulje, et nad soovivad ikkagi jätkata, aga eks siis ole näha, et missugune see pakkumine oleks, kas me jõuame kokkuleppele. Ühesõnaga, sa oled päris kallis mängija, et ootavad eelarve suurenemist. Eks ta on suhteline, et kelle jaoks kallis, kelle jaoks odav. Aga eks ma üritan ennast nii kallilt müüa kui võimalik. Aga Berliinis järgmisel hooajal ei mängi, see on selge siis? Ma kuskil lugesin, et Berliinil on 12 mängijat 13 soovitust allkirjastatud, nii et suure tõenäosusega ei ole. Kuigi see üks koht on täpselt sulle mõeldud, ma arvan, et Cedric on selle hoidnud sulle. Võib-olla tõesti. Ta tuleb selle lepingu Eesti võib-olla ja siis ta tahab seda allkirju seal. Selge. Aga Martti, kui me nüüd vaatame laiemalt kogu sellele teemale otsa, siis ole ja iseloomusta natukene seda mängijate turu olukorda hetkel Euroopa ja ühtlasi maailma võrkpallis, et millises seisus see koroonaviirusest tingituna on? Eks ta sellist suurt segadust on tekitanud, et kindlasti on klubid ja riigid, kes on sellest natuke rohkem võitnud, aga on ka sellised liigad, mis on saanud päris palju kannatada. Et eriti on näha, et seal just seal Argentiina ja Brasiilia liigad on päris kõvasti majanduslikust seisukorras on läinud kehvemaks ja tänu sellele on neid Lõuna-Ameerika mängijaid päris palju tulnud Euroopasse, et just siin Prantsusmaale on päris palju neid tulnud, et nad on nõus tulema üsna väikse palga eest ja tänu sellele löövad natukene selle hinna alla ja üleüldise mängijaid on turul nii palju, et klubidel on võib-olla rohkem võimalusi mängida selle palgaga, et nad pakuvadki väiksemat palka ja siis võtavad selle, kes sellega nõus on, et kui sul tuleb ikka Brasiilias sellise koondise mängija on nõus sul odava hinna eest tulema, siis muidugi nad võtavad tema kohe. Et selles suhtes, et samas on nagu jälle näha, et Poolas ei ole see nagu probleem nii suur, et nemad on ikkagi teinud päris palju selliseid kokkuleppeid juba ära ja paljud klubid on ikkagi juba komplekteeritud, et just ära kasutades võib-olla Itaalia sellist segadust palkadega, et seal eelmine aasta ikkagi võeti 30% vist kõigilt mängijatelt ära, ja on ka järgmise aasta seisus on ikkagi suhteliselt lahtine, et missugust palka nad on võimelised maksma ja tänu sellele võib-olla osad mängijad valivad endale kas siis Poola, Türgi või Venemaa, et just need maailma tipud.
kas võib juhtuda nii, et Poolast saabki ikkagi uuel hooajal kõige tugevam liiga maailmas või? Kui ta juba seda seni ei olnud? No pigem ei, no kindlasti ta ei olnud siiamaani kõige tugevam, ma arvan, Venemaa, Itaalia oli kindlasti tugevamad kui Poola liiga, aga Poola liiga, ma arvan, järgmine aasta on oluliselt tugevam küll, jah, et kuigi Venemaa tundub ka, et on ikkagi väga häid välismängijad endale võtnud, et ma arvan, et Venemaa on samamoodi võib-olla natuke rohkem rahvusvahelisem kui seni, et seni on võib-olla sellist rohkem Venemaa kesksem, et nüüd on natuke niisuguseid rahvusvahelisi staare ka rohkem sinna liikumas. Kes nüüd kõige rohkem kaotanud on? Sa juba Itaaliat mainisid siin, samas vaadates, kuidas on Perugia ja Lube võistkonnad komplekteerinud, siis ei saa vist öelda, et need tipud nüüd väga hakkaksid siin allapoole langema, aga mis liigad laiemalt tunduvad sulle, et jäävad selgelt nõrgemaks kui varem? No eks siin on samamoodi, et ka Saksamaal on ikkagi päris palju juttu olnud sellest, et nende võimekus on langenud, et võib-olla on selline keskmine tase ikkagi nagu langeb, et küll need suured Berliin, Friedrichshafen, võib-olla Frankfurt, nemad suudavad ikka omad need eelarved enam-vähem balansis hoida ja samas suurusjärgus, aga just nendel keskmistel klubidel läheb võib-olla raskemaks, et nemad võib-olla vaatavad rohkem sellist, et võtavad rohkem võib-olla noori ja võtavad endale just põhikuuiku jagu neid mängumehi, et ma arvan, selline keskmine tase võib just langeda niisugustel keskmistel liigadel, et ongi samamoodi Belgia, Tšehhi, just niisugused samamoodi nagu Eesti, et selge see, et Eesti palgatase järgmine aasta on oluliselt väiksem, kui ta oli see aasta, et eks see näitabki ära selle, et mis mängijaid siia tuuakse, et kui siia ikkagi välismängijaid ei tooda, siis Eestis ei ole nii palju neid heal tasemel oma mängijaid, et neid mängijaid on, aga mitte tervete võistkondade jagu. Nüüd üks asi ongi selle juures see, et need samad Eestis osad väljas olevad inimesed, et kas nad kõik saavad ja kuhu need siis pöörduvad, et tegelikult on ju niimoodi, et mitmed sellised väiksemadki riigid nagu nende mängijad, kes on väljas olnud ja liigad võib-olla ei ole väga tugevad olnud, aga need samad mehed, kes väljas mängisid, et kas siis lõpetavad ära või siis ikkagi teevad mingi hooaja veel kodus ja siis proovivad uuesti saada, et nüüd osadel riikidel võibki tegelikult juhtuda see, et liiga natukene sellega isegi tõuseb või see keskmine tase võib-olla tõuseb sellega, et lihtsalt vanad olijad peavad tegema mingi vaheaasta kodus. Ja, ei, see võib küll tõsi olla, et siin on ka näha olnud, et näiteks Itaaliast näiteks Friedrichshafen ostis endale selle diagonaaliks selle noore Weberi, kes siin Saaremaalgi käis. Et võib-olla muidu ta oleks Itaalias jätkanud, aga kodumaalt tehti niisugune pakkumine, teadis, et saab raha kätte, võib-olla mõtles just, et teeb seal Saksamaal 1-2 aastat, et ootab, millal see majanduslikus seis nii palju paremaks läheb, et talle tehakse välismaalt selline pakkumine, mis teda motiveerib seal välismaal olema. Et ega Eesti mängitel samamoodi, et kindlasti tekib probleeme osadel mängijatel klubi leidmisega, et see on suhteliselt selge. Et tekibki see, et kuhu nad siis lõpuks lähevad, et kas nad lõpetavad ära või siis tulevad Eesti mingi väiksema palga eest, aga siin ongi see, et kui Eesti klubid suudaksid maksta ütleme ka sellist palka, mida nad maksid näiteks eelmine aasta, siis oleks tõenäosus, et siin mõni mängija Eestis järgmine aasta mängiks palju suurem, et kui jälle Eesti klubid ütlevad sulle oluliselt väiksema raha, millega sa tunned, et sa ei ela ära, siis sa pigem teed midagi muud. Kui me siin juba kogenevatest mängijatest rääkisime ja vaatame Eesti koondisele otsa, siis Gert Toobal on juba 40-aastane ikkagi tagasi Eestimaale tulnud. Ardo Kreegil on välismaalt leping järgmiseks hooajaks Prantsusmaa klubi Setiga olemas. Keit Pupart mängis juba tänavu Eestis, võimalik, et jätkab siin, veel ei tea. Aga kui me vaatame edasi vanuse järgi, siis ega Martti tuledki juba sina oma 30 pluss vanusega juba peale, et kas siis sina oled ka nii-öelda selles ohugrupis või seltskonnas, kes võibki vaadata juba päris tõsiselt Eesti poole? Ma ennast ohugruppi veel muidugi ei paneks, siin nii mõnedki head aastad on veel nagu sees, aga selles suhtes, et ma ei ole kunagi olnud selline mängija, kes nüüd veri ninast välja nüüd peab siin välismaal olema, et kui siin vahepeal oli juttu, et tuleks Eesti-Soome liiga, võib-olla see oleks ka natukene motiveerivam nagu sportlase mõttes,
et üks asi on kindlasti finantsiline pool, aga teine asi on ka see, et sul tekib see motivatsioon igapäevaselt ikkagi endast nii-öelda maksimum välja pigistada, et tänasel päeval, kui on nagu näha, et Eesti klubid on ikkagi raske, siis ma ikkagi eelistan hetkel olla välis. Aga kas ütleme tõesti, kui ka mina vaatan kõrvalt olijana ja üritan ennast panna sportlase olukorda, kas ongi nii, et tegelikult vaatame Eesti liigat täna, meil on siin Toobalid, Pupartid, meil on siin peale kasvamas Tammearud, Hurdad ja välismaalt ka ei ole, ütleme, kõige tundmatumad mehed enam paremates klubides. Et kas see ongi, nagu sa mainisid, kui see Soome liigaga liitumine tuleks, et kas see sulle endale, kes sa oled aastaid nüüd mänginud alates 2013. aastast välismaal, et see tagasi tulemine oleks päris ahvatlev, sest sa tead, et ühtpidi sul on tuttavaid nägusid, see liiga tase ei ole suugi nüüd nii kehv, nagu ütleme mõnel teisel spordimängu alal meil siin Eestis, et see tagasi tulemine oleks juba põhimõtteliselt sedasi karjääri kokkutõmbamine ja samas ka see, et sa saadki mängida kodupubliku ees, sa saad olla kodus Eestimaal, et see võiks olla nagu kohati isegi päris ahvatlev väljakutse. Kas ma lähenen sellele ka natuke selle küljega, et kui vanus tuleb juurde, siis mõtled natukene rohkem selle peale, et nii-öelda hakkaks rohkem paiksemaks, et looks oma kodu, võib-olla perekonna, et neid nii-öelda muid asju, mis elus on olulised, on ka, et ei ole ainult see võrkpallielu nii-öelda välismaal, et see on kindlasti minu jaoks väga oluline, aga see ei ole ainukene aspekt nii-öelda minu elus, et mille järgi ma otsuseid teen. Kui me vaatame täna, ütleme Eesti koondise 12-14 põhimeest, kes meil seal siis rotatsioonis on siis sees olnud, kas teie usute nüüd, Martti ja Andres, et ütleme, need mehed peaksid ikkagi välismaalt saama korraliku klubiga uueks hooajaks või võib siin tekkida ikkagi see olukord juba ka sellisel tasemel mängijatega, et ongi keeruline midagi sellist heaolu pakkuvat leida? Eks kindlasti on sellest hakkab pihta, et kes paneb endale mis prioriteedid, et kes tahab nagu raha saada, kes tahab mis klubi saada ja väga palju ka sõltub sellest, kes sul on agent, et just eriti praegu sellistel kriisiolukordadel hakkabki väga palju lugema see, et kes sul seda asju ajab, et kellel on juurdepääs nendele niisugustele headele kohtadele, et noh, selge on see, et väikeriigina on ja kui sul on nimesilt Eesti seal taga on ja siis see ei tee nagu elu just nagu palju lihtsamaks, et noh, viimastel aastatel küll lihtsam on ja, aga siin veel võib-olla, ma ei tea, 7-8 aastat tagasi oli ikka nagu väga keeruline. Et igal juhul võeti parema meelega mõni hollandlane või belglane või mida iganes. Aga noh, tõenäoliselt ega siin ongi see, et kes sellisel hetkel nagu mida püüdma läheb, et mõni tahab lihtsalt niisugust rahulikku vaheaastat teha ja mõni ei lase enda latti alla, ütleb, tema tahab kindlasti sellist raha saada ja kas see saab või kaotab sellega, eks see nagu olenebki sellest, kuidas nagu veab ja kes sul seda asja ajab. Et noh, Mati võib-olla teab ise nagu ka, et mis tema need prioriteedid on ja selle järgi nagu vaatab, et selge on see, et igaüks teeb nagu otsuse selle järgi ise. Ja, et lõppkokkuvõttes ongi see, et ma arvan, et klubi leiaks alati, aga lihtsalt see nii-öelda palgatase on see, et mis paneb nagu selle paika, et kas sa oled sellega nõus või ei ole. Et samamoodi, et praegu sel hetkel ma olen nii-öelda ilma klubita, samas kui ma oleks on nõus näiteks 50% oma palgast odavama raha eest mängima, siis ma oleks võinud selle lepingu ammu ära teha. Et see ongi see, et igal ühel on omad nii-öelda limiidid, et millega ta on nõus ja millega ta ei ole nõus. Et see ongi lõppkokkuvõttes see, et võib-olla need asjad muutuvad, et ongi, et maikuus mõtled teatud nii-öelda palgasummat, aga augustis oled nõus juba oluliselt väiksemaga. Et siin ongi natukene peab oskama olla kannatlik, samas on see, et tuleb osata õigel hetkel see nii-öelda otsus ära teha. Et selles mõttes ma sellest aastast juba tean, ma nimesid ja nimet, aga ühte inimest ma tean, kes ikka võttis selle otsuse vastu, et igal juhul tal oli heast klubist pakkumine, küll ei olnud kaugelt see, mis raha ta oleks tahtnud, aga puhtalt see, et ta tahab nagu väljas mängida, siis ta võttis selle otsuse, et ta läheb selle väikse rahaga, aga ta läheb nagu hiljem siis vähe suuremat kala püüdma sellega, et aga teeb 2 aasta sisse aga see ongi täpselt, see on nii individuaalne nagu mängijatele, et kes mida. Eks seal ongi see ka, et kui sa oled noorem mängija, siis sul on võib-olla sellist
enese näitamist ja sellist nii-öelda tuleviku peale panustamist rohkem, et kui sa oled vanem, siis sa ei mõtle selle peale võib-olla, et lähen teen veel ühe selle, kui ma 32-aastaselt, 31 olen praegu, aga 32-aastaselt läheks ja teeks kuskil nii-öelda mingis suuremas liigas kuskil ühe vaheaasta jälle, siis on jälle see, et võib-olla selleks hetkeks, kui see nii-öelda tulevik kätte jõuab, et selleks ajaks on võib-olla liiga hilja. No Andri Aganits ütles ka eelmises saates, et eks ta on selleks valmis, et ilmselt see palganumber ei ole nii suur, nagu ta siin eelmisel hooajal oli. Kas see ongi ikkagi reaalne seis, et ega samasugust palka nagu möödunud hooajal on väga keeruline leida või sa usud, et need vahed ei pruugi olla nii suured? Eks kindlasti on klubisid, kes on võimelised ka maksma suuremat palka. Et tundub, et Türgi klubid näiteks on olnud suhteliselt agressiivsed turul, et kas... Ja, aga nad ei maksa lõpuks ära kõike, neil on see komme. No üldjoontes nad ikkagi, need teatud klubid ikkagi maksavad kõik ära, et lihtsalt neil on see komme venitada nende asjadega, aga see oht muidugi on sellel aastal päris suur, et teatud klubid võib-olla võtavad endale praegusel hetkel natukene riske, aga kui tekib näiteks augustis, septembris mingi olukord, kus teatud sponsorid kaovad tagant ära, et siis ma arvan, neid klubisid, kus probleeme tekivad, võib-olla rohkem kui tavapäravalt. Kas sa oled, Martti või isegi Andres, kuulnud mingit sellist näidet, et tegelikult on ju ka maailmas ja Euroopas ettevõtteid, kes on selle koroonakriisi tulekust saanud kasu, et nende ettevõte on tänu sellele ükskõik mis teenust või asja nad siis pakuvad hoopis, on see tulu ja kasum kasvanud, et kas sellega seoses mõne klubi suurtoetaja on saanud paremasse seisu või võib-olla hoopis klubi on saanud paremasse seisu või päris selliseid positiivseid näiteid otseselt tuua ei ole? Ega mul niimoodi selliseid andmeid väga ei ole, aga kindlasti neid ettevõtjaid on, et samamoodi näiteks Rakveres oli piiritustehas, mis pidi enda uksed kinni panema, aga seoses selle desovahendite nõudlusega panid kõik oma need masinad jälle tööle ja siiamaani on nõudlus väga suur. Ega ma arvan, et ongi kas siin kõik ju uudistest nägid, kuidas Selvergi võttis tegelikult päris palju töölisi juurde ja nendel oli nagu, eks see paistab nüüd siin see majandusaruanne tuleb hiljem natukene, palju nad nagu lõplikult võitsid sellest, aga eks kõik nagu klubid peavad aru saama, et see ei toimi nagu ühe nagu firma pealt või ühe toetaja pealt, et võib-olla ongi üks toetaja sul sai juurde, aga võib-olla 3-4 tükki kukuvad ära, et eks seal siis võibki olla niimoodi, et ühel võistkonnal võib jääda samaks, võib natuke kukkuda, võib isegi natuke juurde tulla, aga osadel võistkondadel võib tõesti olla nii, et ongi suurtoetaja kaotab, väiksed kaotavad, et lõppkokkuvõttes sa jäädki mingisse miinusesse ja tulebki võib-olla teha siuke rahulikum aasta, et lihtsalt loodame nüüd, et osad võistkonnad nüüd sellepärast nüüd päris püssi nurka ei viska, et siin viimasel ajal komme see, et kui ei võida või medalile ei tule, et siis nagu ei ole mõtet mängida, et nii on nagu keeruline igal juhul. Aga kas ütleme lepingud, mida mängijatel täna pakutakse, ütleme siis välismaal, on ka teise ilmega, kui nad võib-olla varem olid, et pakutaksegi mingeid boonuseid rohkem, kuna teatakse, et seda põhipalk ei ole võimalik nii kõrget pakkuda, et hoopis mängitakse rohkem selle peale, et kui nüüd peaks tulema meistriks, et siis on suur lootus, et mingeid rahasid tuleb juurde, et on see lepingute iseloom ka võib-olla natuke teistsugune või seda ei saa ka öelda? No raske öelda, et eks need sõltuvad jälle klubist, et kui neil ikka neid vahendeid ei ole, siis nad ei hakka selliseid asju lubama ka, et eks see sõltub jälle läbirääkimistest ja oskustest läbi rääkida, et kui sul agenti ei ole ja ise neid läbirääkimisi pead, siis võib-olla sa ei tea, mis nii-öelda boonuseid varasematel aastatel on välja käidud, ja et millega nii-öelda need klubid nõus oleks, et on niisugune. No sellega ongi, et nagu selle hooajaga põhjal võib öelda, et need, kes kirjutasid endale selliseid lepinguid, kus olid igast boonused ja asjad sees ja arvasid, et meil on piisavalt hea võistkond, et vähemalt 3 hulka tulla või meistriks tulla ja sealt küll ma selle boonuse kätte saan, et eks nende boonustega on see keeruline süsteem igal juhul, et kui midagi valesti läheb, siis sa kaotad päris palju raha, et eks see on niimoodi, teeb ettevaatlikuks kindlasti sellise süsteemi.
no huvitav ka üks asi, mida siin jälle koroonakriisiga seonduvalt on tulnud esile, on seesama näiteks Berliini meeskond, mida siis Cedric Genard juhendab, et nemad justkui olevat esitanud taotluse Poola liigale, et liituda siis poolakate, kuna juba praeguseks 3 senist Saksamaa kõrgliigaklubi eesotsas austerlaste Innsbruckiga on loobunud Bundesliigas mängimisest, kuna lihtsalt vahendeid enam ei ole. Et kas selliseid variante võibki hakata nüüd tekkima, et tulevad sellised ühendliigad, et samal ajal kui meie koroonakriisi tõttu jäime sellest Eesti-Soome liigast vähemalt uueks hooajaks veel ilma, et siis mujal just pannakse mingid liigad kokku, et ikkagi selline kriitiline tase saadaks liigal kätte ja oleks motivatsiooni ka nendel tugevamatel klubidel ikkagi oma meistrivõistlustel edasi mängida siis mingis natuke teises formaadis. Ma arvan, et sellised ühisliigade nii-öelda tekkimised vajavad oluliselt rohkem aega, kui praegu on. Et niimoodi järgmiseks hooajaks ma ei usu, et see mingid ühisliigasid tekkima hakkab, aga võib-olla hakatakse sellisel teemal rohkem arutama ja mõtlema, et kas selline asi oleks võimalik, et Berliini näitel samamoodi, et praegu nad on küll öelnud seda, et nad igal juhul mängivad järgmine aasta Saksamaal, aga Poolaga neil ikkagi nagu mingi läbirääkimine ikkagi on, et Berliini just suurem probleem ongi see, et nad näevad, et klubi jaoks ei ole piisavalt suuri väljakutseid nii-öelda selles liigas, et areneda klubina, et sooviksid nii-öelda iganädalasi niisuguseid suuri vastasseise, et see aitaks neil meelitada paremaid mängijaid ja oleks nii-öelda klubi tegevuses järgmine samm edasi. Et eks selliseid klubisid ongi hästi palju, et Belgias ongi need 2-3 klubi, võib-olla Šveitsis on 1-2 klubi, kes oleks huvitatud sellisest asjast, Tšehhis on seal 1-2 klubi võib-olla, et eks neid niisuguseid üksikuid tugevaid klubisid nendes liigades on, kes oleksid alati avatud nii-öelda mõne teise liigaga liitumisest. Aga samas see näidegi, et see, ütleme, mis see oli see Kesk-Euroopa mingi liiga või mingi asi, et seal võiks need kõik nagu need olla, aga miskipärast nad seal selles liigas näiteks osaleda ju ei tahtnud. Et kas seal sa tead, kuna sa ise seal osalesid ka, kas sa tead, mis probleemid seal olid? Minu võistkond kunagi seal selles Slovakkias ka, nad ei olnud absoluutselt sellest huvitatud, et seda ei olnud kunagi käima vist päris hästi saadud. Ja see Mevsa oli oma nii-öelda idee mõttes oli hea, aga klubid ei saa sellest mitte mingisugust kasu. Et kui näiteks sellele Kesk-Euroopa liiga esimene koht saaks meistriliiga koha, ma arvan, et see huvi selle liiga vastu oleks väga kõrge. Aga tänasel päeval on see lihtsalt selline au ja kuulsus, mis toob endaga kaasa palju reisikulusid ja nii-öelda kasumit sellest nii palju ei ole. Et võib-olla tõesti, et seal näiteks mingi Austria klubidel on tänasel päeval on see tase on kõrgem kui koduliigas, et neil on huvi selle pärast, et nüüd on tõesti natukene paremaks läinud see, kui ta oli nii-öelda mõned aastad tagasi. Aga siinkohal ma just jõuakski selleni, et kui Saksamaal, ütleme, Berliin tahaks mängida, et ma kujutan ette, et see Saksamaa inimene seal, kes Berliinis käib vaatamas, ma ei tea, kui neil seal täissaal on, ma ei tea, peaaegu 10 000 inimest on. Kas ta on huvitatud minema vaatama nii palju rohkem seda, ütleme, Poola mingi lõpuklubi või siis nagu pigem see, et ma mängin sakslane mängib sakslasega, et see on jälle selline küsimus, mida ma arvan, et kui on seal tõesti nagu suurte klubidega mängud, siis see täituvus on väga hea, aga kas selle väiksemate klubidega niivõrd kuivõrd, kas nad on huvitatud poolakaid minema vaatama? Berliin on muidugi ehtne näide sellest, et kui kõva turundus teha, siis on saal alati täis, et nendel on Euroopa kõige suurem nii-öelda publiku number, mis on alla 5000, mis natukene on keskmine. Et isegi Saksamaa kõige väiksemate vastu, neil on ikka seal oma 3-4 tuhat saalis, et neil lihtsalt, nad teavad väga täpselt, mida nad teevad ja mis nii-öelda selle publiku saali toob, et nad väga palju investeerivad ka raha sellesse, et mingid mängud minu arust nad panid ligi 100 000, panid lihtsalt ühe mängu peale, et kui sul on rahalised võimalused, siis sa leiad ka selle võimaluse, kuidas selle inimese saali saada. Aga Martti, me täna väga pikalt sellel Berliini klubi fenomenil ei peatu, kuigi sellest võiks rääkida väga pikalt. Ometi ma küsin sult ühe küsimuse, et jälle päris ausalt, kui ma nüüd mõtlen, ma olen Berliini elanik, mis on ikkagi miljoni linn ja kus on tegevusi palju, siis mille pagana pärast ma peaks vaatama seda Berliini mängu seal Saksamaa liiga viimaste võistkondadega. Kas ikkagi Saksamaa ühiskonnas
ja seal ka klubi sees, siis on need toetajad puhtalt, nende jaoks on see meelelahutusviis, ükskõik kellega nad mängivad, nemad teavad, laupäev või siis pühapäev on see mängupäev, me läheme kohale, räägime juttu, võtame seal ühe õlle või 2 tükki ja see on selline sündmus, kus see sportlik osa ei ole nii tähtis, kui ta võib-olla meile siin Eestis tundub, et kui sa lähed ikkagi mängu vaatama, siis sa konkreetselt huvitud sellest vastasseisust. Ja jääb nagu niisugune mulje küll, et Saksamaal on seda võib-olla nii-öelda mängu ülesehitust nagu riitud rohkem sellele, et ta on natukene rohkem selline show ja selline mitte ainult nii-öelda sportlik vaba ja nii-öelda nautimise koht, et Eestis, kui sa lähed mängu vaatama, siis sul ongi ainult see mäng, et kui see mäng sul huvi ei paku, ega sa rohkem mingit muud naudingut sellest ei saa. Et kui sul mingit muud show elementi või niisugust meelelahutuslikku elementi ei ole, et siis peab see mäng kuradi hea olema. Et paraku on nii, et paljud mängud isegi tippude vahel on ühepoolsed ja siis sellist naudingut just mängust ei saa, et sul peab olema ka miski muu, mis sul seda nii-öelda pulssi natuke kõrgemaks toob ja tekitab selle rahulolu, et kui sa mängult ära lähed, et siis sa oled mingi elamuse võrra rikkam. Et siinkohal sellega näitega ka, et Eestis minu jaoks on olnud siuke hoopis teistmoodi, et kui siin näiteks Belgia või Prantsusmaa võtta, siis peale seda mängu jäävad need inimesed ikkagi nagu päris paljud jäävad nagu veel sinna saali, neil on võimalik seal mingi väike õlu teha, mängijatega veel tegelikult suhelda ja siuke asi, et Eestis on see siuke natuke tabu, et kui mängija nüüd tuleb peale mängu ja siis veel fännidega ma ei tea ühe õlle joob, et siis vaadatakse, et mis see nüüd sportlane nüüd teeb, et see kultuur on hoopis Eestis teistmoodi ja ma arvan, et ega Eestis ei ole seda lihtne nagu murda ka, et puhtalt juba selle peale, et need sama see mitte fännibaas, vaid üleüldiselt eestlane on harjunud seda, et kui seda õlut juuakse, siis seda juuakse natuke rohkem, kui tarvis on. Et seda nagu oli näha just Prantsusmaa, Belgia puhul, et ma arvan, et Saksamaal on täpselt sama, et seal see 1-2 õlut ja ongi kõik, et siis osatakse nagu piiri pidada, et siin on selline tunne, et kõik arvavad, et kui sa juba 1 või 2 õlut jood, siis sa pead nagu täis jooma ennast. Jah, ega on küll nii, et ega esimene aasta, kui ma välismaale läksin, siis ma alguses vaatasin ka natuke niimoodi viltuselt, et kuidas päris nii, aga seal ongi see alkoholi tarbimise kultuur on teine ja inimesed joovadki 1-2 õlut ja ajavad omavahel juttu ja võib-olla on sellepärast lähedamasemad. Et meil Freestafnis samamoodi, kui mäng lõppes, siis mängijad pidid minema nii-öelda sinna fännide hulka, nendega suhtlema, keegi ei jooksnud kohe ära, peale seda mängu olid nii-öelda nii peatreenerid kui võib-olla mõni mängija andis intervjuud, aeti nii-öelda lõputut juttu, siis mindi sinna nii-öelda VIP-tsooni, kus on sponsorid. Igas lauas oli tavaliselt kas 3-4 mängijat nii-öelda erinevates laudades, kus suheldi nii-öelda sponsoritega, et kogu see nii-öelda seltskond oleks lähedasem nii-öelda. Ja siis võib-olla, kui need sponsorid omavahel on paremad sõbrad, võib-olla neil tekib ka võib-olla suurem soov sellesse klubisse panustada, et kui sa nii-öelda mängijad ja sponsorid ja mängijad ja need fännid kunagi kokku ei saa, siis neil ei teki sellist emotsionaalset sidet. See on selline ring, mis siis üksteist nagu toidab natukene või hoiab elus. Jah, teoreetiliselt see peaks nii toimima, et kas sellest nüüd kasu on, eks see on niisugune jälle samamoodi, et kui hästi see organiseeritud on, alati ei tööta, aga kui midagi ei tee, siis ei juhtu ka midagi. Sest ongi, et kui see on niisugune ainult majanduslik side, et ma annan raha ja on kõik, aga kui see tekib sinna vahel, siis niisugune väike emotsionaalne side, et see on umbes täpselt sama, et kus sa elad, et kui sa Tallinnas ikka elad Kalamajas, siis sa tõenäoliselt sealt pärast enam ära ei taha minna, et seda otsid ikka sinna samasse kohta, et see mingi emotsionaalne side jääb tagasi ja sa ei taha sinna kõrval kas või Pelgulinna minna. Et selle sama on, et ma arvan, seda sponsorit on lihtsam nagu kinni hoida sellega ka, kui tal on endal see emotsionaalne side seal sees. Ja, meil seal Freestafnis oli tõesti väga hästi organiseeritud just see sponsorite pool, et on olemas kõik tasuta söögid, 3-käiguline õhtusöök, tasuta alkohol, tasuta muud joogid ka muidugi. Et just ongi see, et see nii-öelda sponsor tuleks sinna ja ta tulebki kogu oma perega, nad söövad enne mängu, nad juba ajavad seal juttu, et see õhtu on nende jaoks hästi meeldiv, et ei ole ainult see nii-öelda sportmäng.
aga nüüd sellega ongi see, et Eesti nagu ütleme, saalid ei ole praegult selliselt ehitatud, et sellised võimalused tekkida, et väga palju ei ole selliseid kohvikuid või selliseid istumisi. No, eks saaks luua neid, aga see ei ole nii lihtne, aga see ongi juba see kultuuri vahe, et kuhu natukene suunas võiks nagu minna, et kas see nüüd täpselt sama peaks olema, aga see kindlasti aitaks nagu seda asja nagu emotsionaalse poole pealt ka nagu selleni viia. Innsbrucki klubis näiteks oli saali nurgas oli niisugune telk, kus oli samamoodi, ta oli küll väiksem, aga põhimõtteliselt sama nii-öelda kontseptsiooniga, et kõik need toitumine ja nii-öelda joogid, et tekitada just nii-öelda kohelda inimest, kes sulle raha annab võimalikult hästi ja nii-öelda tänada teda nii-öelda. Ja tegelikult selliseid näiteid ju ei pea isegi otsima Kesk-Euroopast või nii kaugelt. Käisin ka Soomes vaatamas Agavolle mängu, kus siis Oliver Lüütsepp ju möödunud hooajal oli treener ja Mart Naaber mängis, siis tegelikult täpselt sama mudel, ilmselt mitte nii palju rahvast ja mitte nii suured sponsorid ja võib-olla nii erilised söögid, aga seal olid need söögid olemas, seal olid need alkohoolsed joogid olemas, pakuti kooki pärast ja täpselt sama see mudel, et inimene tuleb juba tund aega varem saali, alguses saab seal üleval siis kokku, võtab mingi väikse heine, siis pärast vist teist game'i oli see selline paus pikem, kus inimene tuli seda koogitükki võtma ja pärast mängu siis, kes jäi seal mängijatega rääkima, kes läks jälle sinna üles ja võttis ühe õlu, et tegelikult jah, seda asja rakendatakse juba ja ka Soomes, aga see ühiskond Soomes kahtlemata on natukene meist ees ja ütleme sarnasem täna juba Kesk-Euroopale. Ja, et lõppkokkuvõttes sa tahad, et see nii-öelda sponsor käiks sul igat mängu vaatamas. Et kui ta annab sulle hooaja alguses oma väikse raha ja kordagi mängu vaatama ei tule, siis tõenäoliselt järgmine aasta selle raha annab suhteliselt väike. Aga 40 minutit tänasest saatest on saanud läbi. Teeme siit väga kiire pausi ja läheme edasi küsimusmänguga. Küsimusmängu toetaja on teamshield.com, oma disainiga spordi ja vaba aja riided. No nii, ja nüüd siis tuleme küsimusmängu juurde. Team Shield jätkuvalt väga kenasti meie seda küsimusmängu toetab ja võrkpalli legendide särgi siis taas oleme valmis välja andma. Ja mida me eelmisel nädalal küsisime seoses Andri Aganitsaga, kes meil siis stuudios oli, küsisime, et mis aastal tegi Andri meestekoondis oma debüüdi. Martti ja Andres, teie endiste koondislastena, mitte endistena, vabandust, endiste ja praeguste koondislastena. Kas te oskate seda aastanumbrit mulle öelda? Meil ennem ei käinud see jutust läbi juba, et see 2012 on. Väga hea. No näed, meil kui enne saadet käis see läbi, ma andsin võimaluse särada, aga sa ikka tood ise ennast kahe jalaga maa peale tagasi. 2012 tõesti on õige vastus ja mis nüüd tuleb jälle välja, head kuulajad, kes te meid vaatate või ainult kuulate, siis Wikipedia on üks kuri asi, mida ei tasu elust mitte kunagi usaldada, isegi siis mitte, kui see endast lehe teed, sest seal võib keegi väga imelikke numbreid panna. Ja meil oli väga palju valesid vastajaid, kes 2013 aastat pakkusid, aga tegelikult oli õige 2012. Andri tegi terve suve seal koondisega kaasa ja sai siis Eesti ja Soome mängus 5. game'iks, pandi varumehed väljakule, sai siis oma debüüdi tehtud. Ja 2013 oli siis juba see aasta, kus ta sai rohkem mänguaega, aga 2012 õige vastus ja 2 õigesti vastajat oli seekord meil mõlemad võrkpalliinimesed ja ma ei tea, kas nad Andri käest isiklikult said selle vastuse kätte või on lihtsalt suured teadjad. Martti 1-2, palun sul täna 2 number valida. Number 2, Steven Meilus, palju õnne. Sinule siis läheb võrkpalli 24 legendide erilahendusega spordisärk ja uue nädala küsimus on meil siis pandud valmis ja see nüüd puudutab samuti koondise aegu, puudutab isegi sama aasta sellist, no mitte päris sama aastat, aga loeme siis selle küsimuse ette. Kes oli Martti Juhkemi kõrval teine Eesti koondislane, kes jäi 2011. aastal olümpiamängude kvalifikatsiooniturniiri lõplikust valikust siis viimasena välja? Ja vihje on see, et tegu on pikaaegse Eesti koondislasega, muheda mehega ja mitte siis Martiga samal positsioonil mänginud mehega. Martti, kas mu küsimus oli õigesti nüüd esitatud? Väga hästi formuleeritud.
Väga hea, nii et kes siis Marti kõrval jäi viimasena välja sealt olümpiamängu kvalifikatsiooniturniirilt? Vastused nii nagu ikka info@võrkpall24.ee ja võrkpall24 Facebookile ja sõnumitesse. Meie siit läheme aga otse edasi ilma kõlli tegemata ja räägime sellest, et viimase nädala jooksul on siis välja tulnud nii Robert Tähe kui ka Timo Tammemaa liitumine Poola tippklubi Rezoviaga, mitmekordne, paljukordne Poola meister, olnud siin viimastel aastatel suures mõõnas. Georgi Kretsu ja Alar Rikberg juhendasid meeskonda siin veidi üle aasta tagasi. Kas võib öelda täna, et see üleminek nii Timo kui ka Robi osas on ikkagi selline vaated täistabamus, arvestades veel seda koroonakriisi olukorda ka? Marti, oled sa minuga nõus, et nad on leidnud endale väga korraliku mängupaiga? Muidugi, et ütleme nii, et ega Rezoviast nii-öelda suuremaid klubisid ega maailmas väga palju ei ole, et kuigi nad ei ole nüüd viimased aastad niivõrd säravad olnud, aga see ei tähenda seda, et see klubi nii-öelda organiseeritus ja kogu see organisatsioon nii-öelda on ikkagi väga kõva koht. Kas rohkem peaks seal õnnelik olema Robert selle ülemineku osas või Timo, või võib öelda, et nad on, ütleme, mõlemad peaksid olema väga rahul? Ei, no eks nad ikka mõlemad peavad rahul olema, et selles suhtes, et ma arvan, nende mõlema jaoks on see nii-öelda senise karjääri suurim väljakutse, et igal juhul tuleb selline nii-öelda armutu võitlus kõigepealt põhikoosseisu koha eest, et ega seal niisama ei anta midagi, ja teine siin see, et eks selles klubis ikkagi oodatakse sinult tulemust, et kui peaks ikkagi samamoodi minema nagu eelmine aasta, et siis ega need fännid võib-olla nii andestavad ei olegi. Mind muidugi üllatab see, et seda raha seal jätkuvalt nii palju antakse mängijatele ja klubile, et kuigi on juba nii mitu aastat ebaõnnestutud. Kui sul on nii-öelda suured sponsorid, kellel nii-öelda sellised majanduslikud probleemid nii hullult ei mõjuta, siis ja neil selline võrkpalli nii-öelda missioonitundest nii-öelda toetamine ikkagi sobib, siis näitab, et probleeme ei teki. Ja järelikult ikkagi rahvas käib vaatamas ja nendel see fännikultuur on ikkagi natuke teistsugune ka, et ega need sponsorid päris nii ka ei vaata, et kui tulemust päris nüüd ei ole, et eks vaadatakse seda ka, et mis on selle vaadatavus ja kui palju nad suudavad selle enda nimega nii-öelda reklaami teha. Ja, et eks see reklaam ongi põhiline, et Poola liiga on ikkagi oma televisiooni diilidega ikkagi, ma arvan, päris nii-öelda maailma esirinnas, et kuskil mujal vist nii palju võrkpalli küll ei näidata kui Poolas, et see Polsat sport. Ja kindlasti, et kui ikkagi liiga nagu, ütleme, ajakava ikkagi nii palju suudab TV mõjutada, et seal on, et Gert on ka nagu rääkinud seda, et kuidas ikka tuimalt järgmiseks nädalaks tõsteti lihtsalt mäng ümber mingi päeva võrra või mida iganes, et lihtsalt televisioon ütles, et nüüd on nii ja meil ei ole muud varianti ja tegelikult liiga on sellega nagu läinud kaasa, et see vaadatavus on nii hea, et nad suudavad televisiooniga tegelikult mõjutada ka mängugraafikut ja nagu väga lühidalt. Andres, kas sa tead, kas seal Poolas mängud iga päev? Et mingi mäng on iga päev? Seal on kuidagi nii jah, et ei jääks vahele ja tegelikult ju seal näidatakse üle ka esiliigat päris telekast, et see katvus on nagu nii hea, et see võrkpall on nagu igapäevaselt oleks pildis. Et ma nüüd täpselt ei tea, jah. Võib olla küll. Sport näitab isegi Itaalia liigat. See on väga, ütleme nii, et nad toovad nii-öelda võrkpalli ikkagi poolakatele nii lähedale kui vähegi võimalik, et nad harjuksid seda vaatama ja just nad seda mängu ikkagi armastavad. Ma arvan, et Wilfredo Leoni-sugune mees ka ilmselt Poola koondist ei esindaks ükskõik, kelle ta omale naiseks oleks võtnud, kui see Poola võrkpall ei oleks nii eriline ja nii suure au sees. Sul võib olla tõsi. Aga ütleme, Rezove puhul võib ikkagi seda välja tuua, et siin kõik on kirjutanud ja see on ka tõsi ju, et nad on viimastel aastatel väga kehvasti mänginud. Samas, mida see sama asi näitab, et meeskond, kellel on aastast ja jätkuvalt olnud hea komplekteeritavus, et nad nii taga on olnud, näitab ikkagi seda, et Poola see konkurents medalite eest on uskumatult tihe ja uskumatult kõva, et sa võid olla seal hooaja eel üks suur favoriit ja lõpetada hooaja 11. ja seda ei saa mingiks imeks pidada. No, et Rezove ei ole teaksegi nalja,
et nad teevad nii-öelda 2 võrdset kuuikut ja nüüd mingid näljad on isegi, et võib-olla teevad 3 võrdset kuuikut, et 2 võrdset kuuikut ei toiminud. Et eks neid probleeme tekitavad meil ka need, et kui ikkagi sul on võrdsed mängijad ja teatud mängijad ikkagi platsil ei saa, siis võib-olla suurte egoga mängijad võivad natukene seda sisekliimat lõhkuma hakata. Et eks ole näha, kuidas see aasta toimib. Et just täna just lugesin, et ilmselt see komenda, see nii-öelda, kes see teine side oleks pidanud olema, et tema ikkagi lahkub, et tema tahab enne olümpia nii-öelda aastat ikkagi olla põhiside, et otsib endale mingi teise koha, et eks siis ole näha, kes sinna teiseks sideks tuleb, aga et eks need probleemseid positsioone võib seal olla nii mitmeid. No kuidas me hindame siis Robbie ja Timo olukorda, kas nad peaksid olema Resolvias sügisel esimeses mängus põhikoosseisus, kui nad on terved, või on seal tulemas mõlemal väga tihe konkurents oma positsioonidel? No, ma arvan, et sükses võistkonnas on igal juhul see konkurents on tihe ja eks seda ei saa nagu kunagi öelda, et loomulikult mõlemad mehed tahavad seal olla ja teevad kõik selleks, aga need asjad ei käi päris niimoodi, et me ostame kindlalt on võistkonnad, kus mitte sellised, kus nagu Resovia, et seal on mehed nii palju võrdsed, et kui muidu võib-olla on tõesti, et esimesed 2 on kindlalt üle ja siis 3. vaatame, et kui keegi vigastatud on, et siis mängib ära. Et seal läheb igal juhul kõvaks võitluseks ja teine asi on see, et kuidas need mehed leiavad sidemängiga klapi või üldse selle treeneri nii-öelda mänguloogika või suunadega, et seda ei saa kunagi öelda. Ma tõsiselt loodan, et ma ei tea, täpselt ma ei ole üldse kursis, kes seal nii-öelda teised mängijad on, et ma ei ole tegelikult vaadanud, aga ma isegi tegelikult arvan, et Timol võiks olla nagu kindlam see sinna saamine, aga ma loodan, et tõesti, et nad mõlemad on platsil ja igal juhul nagu Robbie poole pealt mina ütlen seda, et mis me siin ka Pirooliga tegelikult arutasime, et see on nagu kindlasti Robbie jaoks nagu tunduvalt parem lahendus kui Perugia, et see oli küll nii kõva võistkond on ja, aga see mänguaeg just, et mida nagu nüüd võiks olla nagu väga palju rohkem, et see on, ma arvan, Robbile palju tähtsam kui võib-olla ühes nii veel kõrgemas tippklubis olla, et see on, ma arvan, Robbie jaoks võib-olla isegi tähtsam praegu. Ja, et olen sinuga selles suhtes nõus, et ma arvan, et Tammemaal mitte ta lihtne oleks, aga ma arvan, et tema konkurendid võib-olla tal on siis Jendrik, ameeriklane Berliinist ja siis Hain on see Poola tempo on vist põhi nii-öelda, kes peaks olema nii-öelda ilmselt need esimesed 3, kes seal need valikus on, et ma arvan, et Timo võimalused on suhteliselt suured sinna platsile ennast mängida, et mul need poolakeelsete nimede ütlemine just kõige paremini välja ei tule, aga need konkurendid on siis Cebuli sealt Sloveeniast ja Zrzen või kuidas teda täpselt nüüd öeldakse, et hea hooaja teinud siis Poola nurgaründaja, et ma arvan millegipärast, et Cebuli koht võib-olla on kõige kindlam, kuna tema on ikkagi nii-öelda võrkpallimaailma superstaar, et tema on neid suurtes klubides mänginud ja nii-öelda olulisi mänge mänginud võib-olla natukene rohkem kui Täht ja siis Poola nii-öelda mängijad. Aga ma arvan, et ega seal kindlat põhikoosseisu kohta kellelgi ei ole, ja suure tõenäosusega hakkavad nad üksteist vahetama suhteliselt palju. Et seal võibki tekkida see olukord, et kui kellelgi nii-öelda mängu algusest ei õnnestu kõige paremini, siis treeneril on hea lihtne kohe see vahetus ära teha ja panna teine nii-öelda võrdne mees sisse. Et sellist roteerimist võib olla natukene rohkem, aga samas võib veel olla see, et kes iganes siis esimeses mängus põhikoosseisus on, et kui see mäng õnnestub, siis ei ole treeneril põhjust seda vahetust teha, et siis võibki tekkida see, et pead ootama nii-öelda oma võimalust, et mõnes mõttes, et meeskonnal läheks natukene kehvemini, et sa saad oma võimaluse sinna platsile minna, aga samas seda ka ei taha, et eks ta ongi niisugune keeruline olukord.
No ütleme siis võrkpallisõpradele lühidalt veel, nii palju kui mina ka suudan ja tean rääkida Alberto Giuliani, kes eelmisel aastal siis Sloveenia koondise tüüris Euroopa meistrivõistlustel hõbemedalini, on siis peatreener ja üks nurgaründaja, nagu sa mainisid, Klemen Sebuli või kuidas see õige hääldus nüüd parasjagu on, et sellised tippmehed on siis just Sloveenia koondisega seonduvalt tulnud nüüd Rezoviasse ja üks nimi, mis ka Poola meediast läbi käis, Stefan Poirier, eks ole, Prantsusmaa koondise 24-aastane nurgamees, üks ka ilmselt päris kõva mängumees, et tema ülemineku osa siin spekuleeritakse, kas ka temast Rezovia mängumees saaks ja ütleme, Poirieri ilmselt liitumine või mitte liitumine on ka päris oluline just Robbie uue hooaja siis mänguaega arvestades. Ja, et sel juhul peaks treener hakkama ikkagi päris palju mõtlema selle peale, et missuguseid legionäre missuguses olukorras platsile panna, et vist 4. nurgana on Pusek, kes äkki on natukene rohkem sellise vastuvõttu suunitlusega, et kui Täht, Sebuli ja Sõržan on suhteliselt sarnase käekäiguga, siis võib-olla tekib just nii-öelda võimalusi rohkem sel juhul Poola mängijatele, et vähemalt üks nurk ja vähemalt üks tempo oleks poolakad. Et siis on jälle nii, et Tammemaa põhimõtteliselt konkureerib Džendrikuga selle ühe koha eest ja Täht Sebuliga, et kui Poirier peaks nagu platsil olema, et samas Butrin, kes siis on see Poola diagonaal, et tema ka tegi väga hea hooaja, et see ei tähenda muidugi seda, et nüüd Poirier tuleb, sest ta on igal juhul 100% või seal põhikoostuses, et ma arvan, et see on pigem peavalu treenerile, et ma arvan, et ta ei taha endale üksteist teha, et lihtsam oleks võtta kas või Konarski, kuigi teda vist väga sinna ei spekuleerida. Ja, et sellised liigad, kus sul on välismängijaid ja häid välismängijaid nii palju, aga liigasüsteem ei luba nagu limiidid peale, et siis ega see on päris korralik peavalu, ja ega tegelikult see on nagu mängijatele ka vahest võib tunduda väga, väga ebaaus, et ma mängida ei saa, kuigi lihtsalt ongi see treenerite valik, et kuidas ta üldse seda mängu üles saab ehitada puhtalt sellepärast, et palju ta legionäri kasutada võib. Aga üks hea asi on nüüd see, et üks poolakas ikkagi on ka tagasi, ma ei tea, kas ma nüüd nime ütlen õigesti, sidemängija Fabian Držiska on Venemaalt tulnud tagasi, et vähemalt üks hea mees, kes peaks olema põhikoosseisus, on kindlasti poolakas. Noh, eks seal ongi, mina ei oska neid sidemängijaid nii hästi hinnata, ma ei ole enam kunagi koos mänginud ja võib-olla Andres oskab selles osas paremini öelda, et kui hea mängumees ta on, et kui ta nüüd Venemaa meistriks tuli, siis eks ta näitab, et temas ikkagi seda taset on, et kuigi mingil hetkel ta sealt Poolast olümpiaakosesse läks, siis juba kanti ta suhteliselt maha vist, oli jah, et see üleminek nagu kritiseeriti nagu korralikult seal Poola meedias ja et tal, ma nüüd mänguliselt loomulikult on maailma tasemel mees, aga ma täpselt ei mäleta, aga olen siin mõne treeneriga rääkinud, et tal on omad mingid sellised vimkad küljes ja ta suudab mingit mänguplaani täita ja mingi, keda võib nagu päris hästi vahele jääda, et praegu tean vastuse võlgu, kuidas see täpselt või mis see oli, aga see on iga mängijaga omad head ja vead, kes on ründavam, kes on kaitsem ja sidemängijatel ka omad vimkad küljes, et eks see siis nagu paista, kuidas see läheb. No kui me nüüd veel Robertist ja Timost paar sõna räägime, siis ühtpidi jäi Timol väga edukas hooaeg selja taha Toursis, Prantsusmaa tippklubis, mängis ennast väga ilusti seal ikkagi pildile ja oli ka meistrite liigas edukas. Robert, nagu me teame, Perugias ei pääsenud püünele sisuliselt üldse, ehk siis tema jaoks oli see selline treenimise hooaeg. Teisalt, kui me vaatame seda, et Robert Täht on ju 3 hooaega mänginud Poola kõrgliigas Lubini Kuprumis, tema esimene välisklubi see oli, kuhu Georgi Kretsu ta 2015. aastal võttis, et kas see võib ikkagi Robile ka natukene aidata kaasa, et tal on see liiga tuttav, tal on need meeskonnad tuttavad ja tema on ka poolakate jaoks tuttav? No ütleme nii, et selle ajaga, kui tema seal oli, et on see liiga kindlasti muutunud, et on palju uusi nägusid. Klubid on natukene selles suhtes muutunud, et kes on seal tipus ja kes on võib-olla sinna keskpaika kukkunud. Et kindlasti teda teatakse, aga samas on jälle see, et üks asi on mängida Lubinis ja teine asi on mängida Rezovias, et see pinge on natukene teine
ja sellepärast ma ütlesin ka, et ma arvan, et see on tema karjääris nii-öelda suurim väljakutse ennast sellel hooajal nii-öelda Poola liiga tippu mängida, et kui ma nüüd õigesti mäletan, siis kas äkki Roberti 2015-16 Lubini hooaja statistika on äkki vist paremusest 10 äkki läbi aegade, et see rünnaku protsent, et selles suhtes, et ta tõesti tegi väga hea hooaja, siis kui ta seal oli ja eks temalt oodataksegi samasugust esitust. Et ma just toongi näitab siin, ma ei tea, kas 2 aastat tagasi vist, millal mängis selline mees nagu Elvis Krastins seal Režovias ja ta lihtsalt nagu rääkiski seda tausta, et tegelikult nagu milline nagu surve sul tuleb nagu selle fänni või klubi poole pealt, et see on täpselt see aasta, kus ei olnud kõige parem võistkond kindlasti, seal olid väga huvitavad valikud, ka näiteks tema puhul, et ta sinna sai, et ma arvan, et see oli selge see, et ta ise ka ütles, et ta oli seal nagu selline 4. nii-öelda nurk, aga see, et kui palju meestele nagu pandi seda pinget peale, et ei olnud nagu hea võistkond, loodeti väga palju ikkagi ja see ütles, et omamoodi nagu selline pinge olukord seal, et see oli tema jaoks nagu siuke nagu müstiline kogemus, et kust nagu ükskõik, mis positsiooni sa mängisid, sult nõuti nagu ikka väga jõhkralt. Nii palju, kui ma olen nüüd siin natukene selle Poola meediat ja natukene üritanud aru saada, mis need fännid mõtlevad, et ega need Eesti mehed on nende jaoks ikkagi sellised, et nemad ootavad ikka superstaare, et kui nad vaatavad mingi Tammemaa ja Täht tulevad, siis vaatavad, et kurat, selle raha läks kuhugi mujale panna. Aga kui Tammemaast rääkida, siis kui ma ütlen välja, et Tammemaa võiks valida Eesti parimaks võrkpalluriks sellel aastal, kas ma panen palju mööda? Ei pane. Ma arvan, et kui võrrelda nii-öelda tehtud hooaega ja saavutatud tulemusi, ma arvan, et väga raske on kellelgi vastu saada. Et kuigi statistiliselt vist tegelikult Kreek oli isegi tegelikult vist grammi võrra parem, aga ikkagi kui üks meeskond on esimene ja teine võitleb play-offi eest, siis igal juhul on Tammemaa selles suhtes, et ikkagi väga silmavõis hooaja teinud. Viskame selle mõtte õhku ja läheme siit saate viimase sellise väikse teemaosa juurde. Eesti klubid seoses koroonaga ja kõik sellest lähtuv 5 meistriklubi, kes meil on hetkeseisuga, kõik on tegevust jätkamas. Seda on muidugi rõõm tõdeda, samas on väga palju lahtisi otsi. Ainult Tartu Bigbank on siis suuresti oma võistkonna juba komplekteerinud. Ja mis nüüd jäi jälle kõrva Saaremaa võrkpalliklubi juhi ja mänedžeri Hannes Sepa sõnad, et kui valitsus on ikkagi öelnud, et see teine laine suure tõenäosusega tuleb koroona osas, et siis mis üldse sellest uuest liigahooajast saab ja kas neid mängijaid on mõtet palgata välismaalt siis selliseid mängijaid, kellega mängida rahvusvahelised liigasid, et saarlased ise ütlevad täna 80% nemad eurosarja uuel hooajal ei mängi. Ma veel loodan, et see 20% jääb peale, aga muus osas küll, ega lätlased kindlasti tugevamaks siin vahepeal ei lähe, kui üldse neist ikkagi kõik on jätkamas. Eesti klubid jäävad umbes siis samaks, ma julgen eeldada. Et saarlasid, kuidas Martti ja Andres teie vaatate, kas neil on sellist tugevat meeskonda mõtet komplekteerida, kui kas Eesti-Soome liigat ei ole siin tulemas või kuidas nad peaksid edasi minema? No aga sul ei ole ju mõtet, ka täiesti mõttetut võistkonda nii-öelda teha, et eelmine aasta neil oli nii-öelda selline väga tugev võistkond, aga nad ei tiidist ikkagi ilma, et sa ei saa ju teha nõrgemat meeskonda ja siis loota, et sa siis, mis mängid 3. koha peale või? No aga ütleme, jätta Maciel, Jimenez, Kiiger nii-öelda välja, võtta nende asemel siis mängitada rohkem Rauno Tammet, Elari Alga näiteks, võtta seal veel üks Eesti sidemängija juurde kuskilt, kui seda sidemängijat annab võtta. See on teine küsimus, et ilmselt meil neid sellised tasemel sidemängijaid ei ole. Aga ütleme, et see välismaa mängijate arv oleks lihtsalt 2, 3, 4 võrra väiksem. Aga tänasel päeval sul on ikkagi, ongi teatud nii-öelda Eesti nii-öelda koondise või piirimail olevad mängijad, kellel ei ole lepingut, et sa ei pea minema esimese asjana legionäri juurde, et sa võid ka suhelda nendega. Võib-olla sul õnnestub 1-2 näiteks sellist mängijat saada, et jah, nad ei ole sul odavamad, kui on sul Marcel ja Jimenez, aga samas sul on oma mees ja kui ongi mingi probleem, kui sa teed need teiste lainetega, siis oma mehega on ikkagi võib-olla neid asju nagu lihtsam organiseerida ja lahendada.
Ja, et noh, eks alati ongi selle legionäridega see teema, et tundub, et ta tahab nagu vähem palka saada ja nii edasi, et aga noh, lihtsalt seal tulevad need muud kulutused, et noh, kui Eesti mees võib-olla elab siin omas korteris ja tal on vähem võib-olla mingeid selliseid probleeme, et noh, kas või mingid arstide ja muud siuksed ja pluss seal hakkame võtma lennureisid ja kõik siuke asi, et kui on ikkagi vähegi võimalik, siis ju miks mitte Eesti mees võtta, et kui ta isegi võib-olla tasemelt grammike allapoole on, et siis noh, ja igal juhul sellega mõttes, et kas on mõtet siis nagu võistkonda nagu noh, ütleme, nii head võistkonda kokku panna, et selge on see, et kui üks võistkond paneb juba parema võistkonna, siis see on ju motivatsiooniks ju teistele, et siis sellisel juhul me räägime sellest ka, et järelikult raha nagu on selle võistkonna kokku panemiseks, aga et noh, siis me nagu hoiame kokku või noh, kui see on tavaline näide see, et kui sa hoiad kokku ja ei kasuta seda raha ära, siis sa üldjuhul järgmine aasta nii palju raha kokku ei saa ka, et siis sponsorid annavad ka vähem, et siinkohal loomulikult iga kord tuleks panna nagu ikkagi see võistkond, mis nagu annab kokku panna. Ja, et selles suhtes neid varjatud kulusid ja nii-öelda nende välismängijatega on ja, et need agendikulud või see rahvusvaheline üleminek on juba mingi paar tuhat äkki. Et kui sa selle sama raha, mis sa muidu viskad põhimõtteliselt prügikasti, et sa paned lihtsalt sellele Eesti mängijale juurde, siis sa tegelikult saad nii-öelda võib-olla tasemelt kõvema nii-öelda mängija, kellel sa suudad ka maksta nii-öelda konkurentsivõimelist palka, et millega ta ei ole seal välismaal, vaid ta on Eestis. Et mina eriti sellises olukorras võib-olla klubina just vaataksin just neid võimalusi, et kui eriti on selline olukord, kus välismaa linnad võib-olla natukene langevad, et sul on võimalusi neid nii-öelda Eesti mängijaid rohkem meelitada ja võib-olla nad ei läheks välismaale, kui sa suudad neile pakkuda niisugust korralikku palka. No saab olema igatahes huvitav vaata, sest ega Henry Treial on juba läinud just Saaremaalt tagasi välismaale Prantsusmaa esiliiga klubisse Saint-Nazaire. Et kes need Eesti mängijad võiksid olla, kes üldse võiksid saarlastega liituda, et nagu me rääkisime, et ilmselt Saaremaa ikkagi ei lähe otsima neid keskpärase tasemega Eesti mängijaid, vaid tahaksid koondise tasemelt võtta ja neid ikkagi, meil on küll neid päris palju, aga nendest enamik on ilmselt jätkumas välismaal ja suhteliselt keeruline saab olema neid võistkonda tuua. Keit Pupart muidugi üks ka suur küsimärk veel, kas jätkab Saaremaal või leiab endale veel välismaalt ühe klubi? No, et seal ongi see, et ma arvan, kõik mängijad, kes välismaal on ka piisavalt tugevad, et Saaremaal nii-öelda liidrirolli kanda, et ma ei näe küll ühtegi niisugust põhjust, et miks peaks siis mõnda nii-öelda, kas see on Põlluäär, Pulk või mida iganes diagonaali koha peale, kas sul on võimalus võtta nemad või sul on võimalus tuua Marcel, et ma arvan, et Marcel on tasemelt nõrgem kui nemad näiteks. Aga võib-olla nemad oleks isegi odavamad. Aga selles suhtes mina saan klubidest või ka Sepast endast väga hästi aru, et kui sul ongi tänavune hooaeg jäänud poolikuks, sul jäid suured turniirid korraldamata, just saarlasi ju selles suhtes mõjutab paljud, kuna neil käib publikut palju, nad oleks selle Grade 24 meistriliiga finaalturniiri korraldanud, neil jäid mingid selged tulud saamata, samal ajal nad pidid maksma, eks ole, veel nii Marcelile, Jimenezele kui ka Põule seda korteriüüri pidid maksma seal oodatust kauem, siiamaani maksavad ja ilmselt maksavad ka juunis veel mingi osa. Et ma saan täiesti aru, et kui sul on järgmine hooaeg valitsus juba ütleb, et see laine ilmselt teine laine tuleb ja ilmselt jälle pannakse asjad kinni, et siis see küsimus on õhus, kuidas seda meeskond üldse komplekteerid. Võib-olla oleks tark praegu Jimenezega leping ära teha, et siis veel lennupiletit ostma, et hoiad natukene kokku. Las jääb, eks ole. Natukene vähem raha ja siis nii-öelda kasutad olukorda ära, et ega seda teist lainet nii-öelda, ega sa seda ei saa prognoosida, et kuigi siin teatud ringkond ütleb, et see on 100% kindel, et teine laine tuleb, et lihtsalt ei ole praegu kindel, et mis viisil ta tuleb. Aga samas ei ole nagu kindel see, et kuidas siis seekord sellele reageeritakse, et kas kasutatakse uuesti sellist nii-öelda lockdowni või niisugust isolatsiooni või siis minnakse rohkem sellist lihtsalt sotsiaalset distantseerimise teed, et seda on muidugi raske prognoosida nii klubidel kui ka igal inimesel ja ettevõtetel, aga ma arvan, et sellist nii-öelda kinnipanemist majandusele väga ei taheta teha, et ma arvan, üritatakse leida mingi teistsugune lahendus.
Et siin ongi see point ongi, et loomulikult Saaremaast saab ju aru, et ega lihtne ei olegi, lihtsalt ongi, et praegusel juhul ongi raske tegeleda nende välismängijatega. Et need, kes on kodused ju, nendega nagu siin ei olegi väga suuri probleeme, et see on see ja loomulikult ma saan ka Saaremaast selles mõttes aru, et ei ole väga palju neid see aasta ei olnudki tasemelt Eesti mehi võib-olla võtta nii odavalt ja ja nii ongi. Et ega midagi teha ei ole. Lihtsalt nüüd, et nagu püssi põõsasse visata, et paneme siis, teeme siis, ma ei tea, kas üldse paneme kokku või seda ma nagu ei tahaks, et juhtuks. Et see on igal juhul Saaremaa tulek on nagu elavdanud selles mõttes, et ükskõik kui palju neil on välismängijad ja mitte, ta on tõstnud liigataset ja sellega seonduvalt peavad ka teised natuke rohkem endast andma, et jõuda kas samale tasemele. Eelmise aastaga võis ju öelda, et Saaremaal oli väga hea võistkond, aga tiitlit ei tulnud. Et järelikult on teised võistkonnad ka mingi sammu peavad edasi tegema. No arvata on, et Tartus on ikkagi neid noori mängumehi suhteliselt palju, et ma arvan, et nemad teevad oma arengus igal juhul sammu edasi. Et kui sa meenutadki samamoodi Tähe Teppani aastaid, et iga aastaga nad tegid ikka olulise sammu edasi, et kas Hurt, Tammearu, Alex Saaremaa teevad järgmine aasta suure sammu, eks seda ole näha, et on ka neid, kes teevad peale ühte sammu, teevad sammu tagasi, aga ma arvan, et ega Saaremaal selles suhtes lihtsamaks ei lähe. Ja ongi, et lihtsalt osades võistkondades on neid noori, kes teevad sammu edasi, aga praegult Saaremaal ei ole neid noori, kes võiksid olla järgmine aasta nagu nii palju paremad, et tõstaksid selle klubi nagu juba väärtust sellega. Et Tartu näide ongi see, et neil on lihtsalt praegult võib-olla teevad mingi aasta natuke kehvema, sellepärast, et neil on palju noori, aga siis võib-olla kui nad suudavad paar aastat või 3 aastat neid hoida, siis nende tase juba sellega nii palju tõuseb. Et ja võtadki ühe siukse väga kogenud mehe sinna juurde, nagu Gert oli, ja praegult seal maksad neile talle võib-olla rohkem või mida iganes, aga suudad teda hoida Eestis siin ja siis see kvaliteet kohe muutub, et lihtsalt eks see olegi Saaremaa probleem see, et kuna nad nii uustulnukana tulid ja neil seda alussüsteemi praegult nagu nii väga ei olnud, et neid noori niimoodi peale tuleks või isegi saaks enda juurde, et neil on ikkagi see vanus on juba nagu ütleme nii, et kogenud võistkonna vanus ja ei ole seda kombineeritust vanadest ja noortest veel. Aga loodetavasti nagu see tuleb nagu kindlasti ajapikku. Ja, et eks neil on ka probleem sellega, et nad peavad kõigepealt peatreeneri paika saama, et nagu siin juttu on olnud, et ega siin Eestis neid peatreeneri nii jalaga segada ei ole, et ma ei tea, mis nüüd jutud neil selle Kalmasiidis. Ja, et kuidas neil temaga jutud jäid ja et eks on suht sarnane nagu Pirooliga, et hea meelega sooviks temaga jätkata, aga kas on võimalus vahendeid leida, et see on nagu teine küsimus, aga kui tagasi tulla selle Veeganeride jutu peale, siis näiteks, ma ei tea, kas Raadik on Tuneesiast minema saanud juba? Vist tagasi äkki, jah. Et näiteks, kui sul õnnestub säilitada Pupartit, tuua juurde kas või Raadik ja hoida Tammet, palgata kas Põlluäärre, Pultu ja Kanaaliks, ma arvan, et see meeskond on tugevam kui selle aasta meeskond. Et selleks, et meeskond tugev oleks, selleks ei pea välismängijad tooma. Et üks asi on see, et kas sa suudad neid mängijad enda juurde meelitada, kas nad on nõus tulema, aga ma arvan, rahaliselt see isegi ei ole väga palju kallim, aga samas meeskond on oma mehi täis ja publiku huvi, ma arvan, oleks natukene suurem isegi kui Jimenest ja Mässieli vaadates. No ja eriti suur oleks publiku huvi siis, kui Saaremaa, eks ole, astuks vastu Tartu Bigbankile ja Tartu toob diagonaaliks Martti Juhkamemale. Ja, aga Martti Juhkami diagonaaliga mängija hind on hästi kõrge, diagonaalid hästi kallid. Siis oleks ikka odav mees, aga diagonaal. Nad ostavad su nurgana, aga siis panevad esimene mäng kohe diagonaali. Nii nagu mul 2 korda teinud juba, et ma närin läbi selle. Aga veel lõpetuseks, kui me tuleme selle koroonakriisiga seonduva juurde tagasi, et täiesti võimalik, et see valitsuse ütlus, et teine laine tuleb kindlasti, on puhtalt psühholoogiline samm, et inimesed oleksid siin suvel rahulikumad ja nad juhul, kui see tõesti see teine laine peaks tulema, suhtuksid sellesse mõistlikumalt, et see ei pruugi olla niivõrd teaduspõhine kui psühholoogiline selline väide valitsuse poolt. Loodetavasti seda teist lainet ei tule ja kui tuleb, siis tõesti ilmselt juba natukene teisel kujul peab sellega
siin hakkama saama kui muidu. Saate lõpetuseks ütlen nii palju, et Aare Alba, meie saate legendaarne kuulaja, küll ei teadnud seekord meie küsimusmängule õiget vastust, aga ütles, et põllutööd Saaremaal jätkuvad ja kõik muud tööd, mida väljas tuleb teha ja aega on paratamatult vähe, sest ka Aarel on vaid 24 tundi ööpäevas. Ometi ta ütles, et võrkpallisaate ta peab ikkagi ära kuulama alati ja ka teised pereliikmed seda vist teevad. Nii et tervitusi Saaremaale. Siin saate lõpus väga palju oleme Saaremaast rääkinud ja kindlasti ka Eesti koondise debütanti Alex Saaremaad saab sellises kohas alati tervitada. Martti, mina tänan sind. Ma loodan, et sa klubi endale leiad ja leiad oma tasemele vastava ja väärilise klubi. Ole siis tubli ja ma loodan ja usun, et see klubi vist võiks juba pigem tulla ikkagi suve esimeses pooles, et saaks suve teises pooles juba keskenduda koondisele ja oleks rahu majas. No mul sünnipäev on tulemas nüüd paari nädala pärast, et äkki saan sünnipäeva kingi endale. Aga üks küsimus veel, et kas hea meelega jätkaks seal või otsiks mujale? Natuke intrigeeriv ka. Eks seal on omad plussid ja miinused, aga ma arvan tänast majandusolukorda arvestades, kui õnnestuks samadel tingimustel kokkuleppel saada, siis ma arvan, ma isegi jätkaks. Andres, kuna ma ei tea... Ära seda tõlgi, siis muidu pärast tulevad jamad nagu raadikul. Jah, ei tõlgi. Soome meediale seda ei edasta. Ja Andres, ma ei tea, kas sa küsisid üldse Marti käest, kui sa minu käest küsisid, siis mul on plaanis Rahvaliigas Raul Reiteri käe all jätkata ka uuel hooajal. Aga kui sa mängid? Meil on rohkem treenimine on see. Juba tubli, kui trenni jõudsid. Siis saab juba treenirit kiita. Tubli. Igatahes, aitäh teile mõlemale veel kord ja kuulajatele ütleme siis juba kohtumiseni nädala pärast. Eesti kõige põnevamad podcastid on Delfis. Kuula tasku.delfi.ee.